Ütleme nii, hakkab looma. Et korra võiks veel natuke seista ja niisutada, aga noh, eks ma kodus pärast niisutan uuesti läbi, et ma panen ta sügav külma. Et põhimõtteliselt, ma ei tea, kes pressib kokku, näha kohe, et hakkab ilusti. Teed ühe palli, pressid laiali ja hakkab kohe nagu no läheb osadeks. Ja teine asi veel, ma ei tea, kas kellelgi söödasõelasid kasutada ei kasuta. Ei. Et ennem kalale minekut võiks selle koguse läbi selle sama sõela lihtsalt teise ämbrisse ümber rõõda, et kohevust juurde anda. Ja üks asi veel, sööda sisse. On niisugune kiirabi või tegelikult on keegi kasutanud, ei ole? Sogases vees, Pärnu jõgi talvel ei ole väga selge veega. Et kalale, ütleme nii, kui sööt on liiga ele, tekib niisugune ühtlane eledam plats, väike kala võib sealt minema minna. No lihtsalt väldib seda kohta, eriti talvel, kui ta veel arg on. Aga selleks aitab söödaplatsi väiksel kalal nähtavaks tegemaks niisugused kuradi floortükid. Et seda panna, noh, ma suvel olen Emajõel künd kalal, ma olen teda lihtsalt söödale juurde seganud. Jube ja efektiga. See, mis hakkab õhu mulle jääma või? Ei. Ta on niisugune raske, ta jääb põhja. Et ja üldjuhul, kui lähed nüüd püüdma, noh, teinekord, no üldiselt on alati toiminud, ütleme nii. Näite, milline ta käepeal või milline ta on? Nagu tavaline graanul või mis asi see on? Soovitaks seda kasutada, Emajõe peal eriti. Ta on juba mis üles on? Ongi söödaplatsi ja kõige nähtavaks tegema. Kalal meeldib see punane, no ma ei tea, mille pärast. Aga jube palju võistlusõngitsed, kõik siin Eestis, meie fiidri siin venelased, kõik, kes on, kasutavad väga laialdaselt seda. Ta on niisugune riivsaiapuru, niisugune tükk ja värvitud lihtsalt. Et põhimõtteliselt seda, kui nüüd hakkad seda söödakorvi täitma, no ma panen ta praegu julgen, niikuinii ma kasutan. Et raputad siia peale ja siis tõmbad lihtsalt söödakorviga seda tükki sisse ja lased põhja. Ta teeb lihtsalt selle kala jaoks selle atraktiivsemaks, selle püügiplatsi lihtsalt, söödaplatsi. Ja teine variant, et alati võiks, noh, ma ei tea, kuidas kellegi rahakott võimaldab kärbsetõuke või matölli sööda sisse. Ja noh, selle kotiga nüüd, noh, üldiselt ei saa neid väga palju sinna viia, aga selle söödakorvi võiks ideaalne toimetada just elusaga ka. Et paned mõned kärbsetõugud siia sööda peale, tõmbad siia korvi sisse jälle või matölli ja lased nii palju täpselt, nagu sa tahad seda sinna lasta. Et see on jah, jube suur efekt, sest matöllis söödases. Ma olen ühe võistluse niimoodi jube ja tulemuse saanud ühest jube sitast sektorist. Et härra Pešjukov oli minust allavool ja ma tõmbasin isegi tema kõik kala alt ära. Et vot nii. Lähevad kaklema. Kes seda? Ei, me saame Pešjukoviga saame hästi läbi. Ei ole, muidugi. Nii, kui lööb risti ette ja püüab ikka. Tihedalt see sööt nüüd siia korvi pressida. Noh, ma ei tea, praegu ma pressin, see on kõik nagu tunde järgi pärast tuleb. Põhimõtteliselt, vaatame ära, kui see sööt tegema peab. Kui seda vette paned. Näevad kõik, jah? Vaata, näe, sööt on suht okeilt praegu. Sest ma katsetan kõik testin need söödad ära sellega, ka vees, kui ma kodus kuskil võistlusel katsun, ma testin kõik ära, kui kõvasti ma pean vajutama, kui niiske, kui tugev peab olema, kus ma püüdma hakkan. Noh, see, ütleme nii, et niisugune vajutus oleks Pärnu jõe peal praegu ideaalne püüdmiseks. Lõõna ülesse kohe. Ta hakkab vaikselt, kui siit külle pealt on näha, ta hakkab järjest vajuma sedasi välja siit. Ja see on näha kohe on raske sööt. Kui kerget sööta kasutad, tekib kohe pilv, lööb selle vee siit kõik sogaseks. Et tal natuke on seda ägu, selle palla voolu toob kala alla, kasutades seda lõhna, on efekt veel suurem, nii et ma arvan, et see sööt Pärnu jõe peal töötab ideaalselt. Ta on niisugune neutraalne, kui keegi tahab kuuli nuusutada, ta on niisugune, no suht neutraalne, niisugune teravilja lõhna või midagi. Ma ei taha siin põrandat. Näed, enam-vähem niisuguse lõhnaga võiks talvine sööt olla, niisugune suht neutraalne. No, piparkoogi taina asemel teha proovida ahju on. No, ilusti vajub välja, ei ole nagu tükki, aga kui sa nüüd teed märjame sööda ja niisuguse plönni sinna sisse võõd,
siis ta jääbki sul sinna korvi, ta ei lähe mitte kuskile. vool välja ei vii. ei, ta ongi sul plönn ja sel juhul ta tuleb välja, kui sa tõmbad ülesse. mis ta viskas? Emajõe peal teevad hästi palju viga, et teevad selle sööda hästi märja, pressivad julmalt korvi, et mul läheb vähe sööta. et noh, kiloga saan hakkama või poole kiloga, ja siis ongi, vaatab, opa, jälle korv on täis, opa, näe, ei ole läinud midagi, viskan uuesti. ja niimoodi kerib seda plönni seal kogu aeg, aga ega ta see kala alla ei too. sööt peab töötama hakkama algusjas. ja veel parem, kui ta ühte punkti saab, põhimõtteliselt noh, ütleme algul söötmise, no see on söötmiseks, tõmbad seda korvi, praegu jääb sisse, aga 10, kui kuskil viskeintervall on 10 minutit sul, on ta täpselt parasjagu siia pressitud. 10 minuti jooksul siis peab. See, jah, 10 minuti jooksul see tuleb välja. Vooluvesi võib-olla teda veel. Ja, ei ta pesebki, ma ütlen, et ta peseb, tekitas seda hägu, kala tuleb siia söödaplatsi, leiab sinu selle matõlliga ülesse, sest uskuge mind sellest söödast, vaatad küll praegu palju ja maa, pool peseb pool minema. Teise pool pistab see kala kõik nahka seal, nii et teinekord tuleb veel tihedamini sööta. Aga ta laguneb ilusti ära, noh, et sellest suhtes ühtegi tükki ega midagi ei jää siia. No mina testin alati need söödad kõik sedasi läbi omale, kuidas ta hakkab tööle. See ei ole mängimine. On, tegelikult see ongi niuke möllamine, et aga igav ei ole. Aga tule korra muga telki püüdma. Et see selles suhtes, et see asi toimib päris ideaalselt, jah. Tasub vaeva näha. Me Aarega lubasime selle asja ette võtta, et lähme katsetame. Et see asi toimib, noh, et katsetame ära. Sööt valmis. Enne müüme Jaanile ühe telgi veel maha, et me saame telgis püüda. Ei, tegelikult